Töökeskkonna riskianalüüs. Kuidas seda hästi teha? Selline küsimus. Esiteks, valige hea metoodika. Ehk siis metoodikas võiks olla vähemalt kaheteljeline selline maatriks, kus ühel pool on siis nii-öelda tagajärjed, teisel pool siis tõenäosus. Neid maatrikseid on ka nii-öelda rohkemate telgedega, piisab kaheteljelisest esialgu. Mis edasi? Aega kokku vähemalt töökeskkonna spetsialist, kui on ka töökeskkonna volinik, kindlasti ülioluline need inimesed või vähemalt see üks inimene, kes seda tööd päriselt teeb. Ja kui on ka tehnilist personali, kes saab aru, kuidas masinad, seadmed, töövahendid töötavad, siis see. Minge kohale, töökohale, vaadake, rääkige, hiljem minge vaiksesse kohta, võtke ette mingisugune kontrollnimekiri, käige samm-sammult see kontrollnimekiri läbi, et midagi kahe silma vahele ei jääks. Pange kirja, mis on hetkeseis, hinnake ära, kas see on tagajärg, on ka kerge, keskmine, raske, on see tõenäosus, madal, keskmine, kõrge ja te saate riskimaatriksisse vastava tulemuse. Kui see tulemus on ebamõistlikult kõrge riskiga, siis koostage sellele kohe ka tegevuskava. Leppige kokku. Kui on vaja ressursse mujalt, minge küsige sealt, kust ressursse saab. Lisaks vaatlusele ma soovitan kasutada töökohal ka intervjuud ja kui on mingisuguseid õnnetusi või mingisuguseid sellise mingi napikaid olnud, siis võtke ka need toimikutest välja, vaadake üle, mis juhtunud on. Aitäh kuulamast, kohtumiseni!